sama lugu, ma ei tea, selle sama Mojitoga näiteks, et aastate jooksul omajagu inimesi öelnud, mis kuradi moosipurke te pakute. See sama teenindamine baaris ole mulle meeldib. Väga palju on kriitikuid, kes nagu, kuule kaua sa jõuad, et kas sa nagu pead või miks sa kodus ei ole või nagu fuck off, ma lihtsalt tahan teha seda. Sellepärast ma olen siin praegu ja pakun sulle seda jooki, ära vingu. Madis arvas, et oleks pidanud burgerite juurde jääma. Tere tulemast, kallid vaatajad, Samm Vabadusse podcasti. Minu tänaseks külaliseks on mees, kes on eestvedaja sellistel ettevõtetel nagu 3 Tilli ja Väike Kuuba. Lisaks see mees on ka minu jaoks üks multitalente spordis. Ta on olnud korvpallis meistriliigas ja jalgpallis premium-liigas. See mees on Mikk Valtna. Tere, Mikk. Tere. Mikk, alustame sellest, et ma nägin sind viimati suvel, kuskil pool aastat tagasi Väikses Kuubas. Ma tulin sulle ligidale, ütlesin, et tule podcasti, sa ütlesid siis juba, et davai, teeme ära. Räägi mulle, mis sa selle aja jooksul, nüüd poole aasta jooksul oled jõudnud nagu teha ja mis sa hetkel teed? Ma olen poole aasta jooksul, tegelikult ma viimalt defineeriks seda kui viimast võib-olla 2 aastat. Et see ala, kus mina tegutsen ja üldse, kus kõik inimesed on selles olukorras, on natuke nagu imelik ja teissugune olnud viimastel aegadel. Ja see viimased pool aastat sinna sisse on mahtunud mingi kriis ja kõik need asjad. Et minu töö juures eriti on see nagu tohutu suur löök või siis selline asi, millega peab hästi palju lahendusi leidma ja eks meil on sellega tegelenud suuresti. Ja seal samas Kuubaletis ma olin veel mõnda aega, siis me panime kinni, nagu ikka me suvel või talvel teeme. Ja suur osa ajast on möödunud siis muud tööd tehes. Okei. Kui ma küsin nagu sedasi, siis ma justkui nagu intros ütlesin, et minu jaoks oled justkui nagu multitalent spordis. Ma ei tea väga palju inimesi, kes oleks olnud nagu korvpallis meistriliiga tasemel mänginud ja samamoodi jalgpallis premium-liigas. Räägi mulle, kas sport on üks sinu kirgedest või kuidas sa nagu praegu sellele nagu suhtud? Kas see on see asi, mis sind kõvasti köidab? Kindlasti. Ma praegu ikkagi tegelen nagu spordiga. Ma käin igapäevaselt trennis ja ma pean ennast rohkem jalgpalluriks, sest et lihtsalt kuidagi mu elu on niimoodi läinud, et võib-olla siuke, et see mind väga köidab nagu need mõlemad mängud, aga siiski hetkel või siis mu viimased ajad ma olen rohkem jalgpalli mänginud ja ma näen nagu tõsiselt vaeva endiselt. Ma loodan, seda jah, et see annab mulle tagasi ja praegu ta seda ka teeb. Ehk siis ma loodan, et see aeg, kui minu jaoks sport enam tagasi ei anna, ei ole lähiajal. Okay. Aga samas nagu selline teatav mingi ühiskonna norm peksab nagu peale, et ma olen juba võib-olla mingi 5 aastat mingi veteran olnud, eks ju. Mu võistkonnakaaslased jalgpallis on suuresti minust 20 aastat nooremad, isegi mõned nooremad. Aga Eestis on see kuidagi teistmoodi, et kõik need, kes sporti vanemalt teevad, siis nemad on nagu siuksed igiliikurid või ma ei tea. Aga jah, elu on mind kuidagi niimoodi, need sammud on kuidagi niimoodi tekkinud, et ma olen teatud hetkedel siis mänginud kossu jalkat. Endal kõrvalt vaadates võib see nagu lahe olla, aga endal mul on pigem nagu kahju, et ma ei suutnud ühte asja teha ja ma arvan, et ma oleks võib-olla edukam olnud selles. Siis kas emas kummas. Aga ikkagi mõlemast tegelikult sa jõudsid nagu Eesti parimate sekka. Justkui nagu võistkonna mõttes, et meistriliiga, premium-liiga, need on mõlemad sellised nagu, ma ei tea, Eesti nagu selles mõttes kõige kõrgemad klassid. Kuidas sa nagu iseloomustaksid seda, mis on sinu juures nagu sellist, et mõlemas spordialas sa suutsid nii kaugele jõuda? Ma arvan, et siuke sihikindlus on kõige nagu parem asi,
nüüd tänapäeval ka nagu tähele panen igal pool töös ja muus elus, siis inimesed jäävad tohutult palju hiljaks. No minu üks nagu moto on see, et ma ei jää mitte kunagi hiljaks. Kuigi ma täna siia vist paar minutit hilinesin, aga ma juba, kui kell hakkas 4 lähenema, siis ma olin juba veits pinges, et issand jumal, et ma ju lubasin. Ja samamoodi trennis ma olen tegelikult läbi aastate ükskõik, kas ma siis teen kossu jalkat või parasjagu on mingisugune muu laager või mida iganes. Ma ei ole mitte kunagi põhimõtteliselt trennist nagu puudunud. Ma olen alati kohal ja seda ma näen nagu, mida teevad paljud nagu väga nagu kergekäeliselt, isegi nagu mingid suvalised teisipäevad või midagi iganes inimene lihtsalt nagu, ta nagu skipib selle trenni ja eriti just võistkonnaaladel, kus mina olen nagu võistkonnaalades olnud, siis see nagu mega nagu oluline minu arust. Ja ma ei näegi nagu tegelikult ma nagu ei näe piire, miks ei võiks teised ka seda teha, nagu mida mina olen teinud siis. Aga jällegi, et see ei ole nagu mingi suur saavutus minu jaoks, vaid lihtsalt see, et ma olen olnud sihikindel, et kui ma võtan 1 aasta ette, et selge, et ma nüüd mängin kossu, siis ma väga teadlikult andsin endale aru, et ma pean kogu aeg trennis olema. Sa pead nagu, kui sa midagi teed, siis tee nagu kirega seda, et ära lihtsalt nagu ära kulge kaasa, see ei vii mitte kuhugi. Ja sama on ka jalkaga siiamaani, ma käin nagu põhimõtteliselt kõikides trennides ja ma haruharva puudun. See on, ma arvan, et see on üks ainus ja loogiline seletus sellele. Ma ei usu, et mus on väga palju talenti, aga lihtsalt ma olen olnud sihikindel ja üks osa õnne võib-olla, ma ei oskagi öelda. Minu jaoks see 3. punkt talendil on see, et tegelikult 2 ettevõtet, millega sa oled tihedalt seotud ja mille eestvedaja sa oled, on siis 3 Tilli ja Väike Kuuba. Ma olen mõlemad näinud justkui nende kas elluärkamist või kuidagi nagu seda algust ja minu jaoks, kui ma sain teada, et sina oled üks nendest, kes on ka nagu sellega kõvasti seotud, siis mul tekkis kohe mõte, et mis mees see Mikk Valtna nagu tegelikult on. Et kuidas on võimalik spordis nii hästi esineda, samas need ettevõtted, eks ikkagi kõikidel ettevõtetel on omad nagu miinused, omad plussid, aga ikkagi see järjekord, mida ma olen näiteks aastate jooksul näinud Väikse Kuuba ehk siis Emajärvel pinnal, see on nagu minu jaoks vapustav. Aga ma küsikski nagu seda, et kuidas sina kirjeldad, kes see Mikk Valtna nagu tänasel päeval on? Tänasel päeval ma ei tea, mulle meeldib endiselt nagu ennast hellitada, võib-olla ise enda peas ainult, võib-olla see on juba varsti on see minevik, aga ma arvan, et ma olen jalgpallur, sest et jah, ma teen seda tõsiselt, aga muus osas ma olen baarmen, ma olen teenindaja, ma olen, ma ei tea, restorani baari juht, siis põhimõtteliselt mitmeid ameteid, et mul on just see nagu valdkond, kus mina tegelen nagu tööalaselt, see on niivõrd nagu lai ja ta tahab nagu nii palju tähelepanu. Aga mis need järjekorrad seal on? See on täpselt see sama asi, mida ma enne ütlesin, et meie businessis on selline, et sa pead nagu kogu aeg selles teemas olema ja ma olen olnud tõesti nüüd, kui me 2015 aastal Kuubat tegime, siis me olime iga päev kogu aeg kohal, ise müüsime, ise tegime, siiamaani oleme nagu väikeste mööndustega, aga selle järjekorra taga on suur vaev ja samamoodi ka Tillis, et need pole nagu lihtsasti tulnud, aga samamoodi ma olin trennis kohal, kui Kuubat tehti, nii et siis suur töö, mis seal ikka? Järjepidevus on võti. Just. Okay. Aga kerime natuke aega tagasi ja ma küsiks nagu pigem nagu selle kohta, et kuidas sa mäletad? Kindlasti ma küsin ka nagu nende ettevõtete kohta, aga ma küsin alguses spordi kohta. Kuidas sa said jalgpalluriks? Kuidas sa said korvpalluriks? Kuidas see tee sinuni tuli? Kuidas sa seda alustasid? No kõigepealt oli niimoodi, et ma alustasin korvpalliga ikka Tartu korvpallikoolis ja mulle väga meeldis see, meile tuli kooli, siis praegu ka vist käiks koolides niimoodi kutsumas lapsi ja meile tuli, Priit Paama tuli meile kooli, kui ma ei eksi, Forseliuse kool. See võimla oli 4. korrusel hästi väike,
aga ometi ta tuli kutsuma meid. Ja siis nii see läks ja ma väga pikalt mängisin korvpalli ikkagi. Et väga head mälestused on igasugused laagrid ja aga toona ma olin hästi lühike, mul oli nagu teema oli see, et ma olin nagu kõige lühem ja mul on nagu nooruses nagu nii palju heideti seda ette ja ka klassis ma olin põhimõtteliselt kõige lühem. Et mul nagu hakkas kuidagi see areng nagu liiga nagu hilja pihta. Ma olin ikka aastaid, kui ma seda Kossu seal mängisin, ma olin ikka kõige lühem. Ja siis võib-olla see nagu lõpuks mul mind natuke nagu häiris ka, et noor inimene ma ei osanud arvata, et ma võib-olla ikkagi kasvan natuke. Ja siis ma kuidagi nagu, kuna mul maja kõrval oli jalgpalliplats, siis ma nagu paralleelselt kogu aeg käisin jalgpalli iga päev mängimas. Isegi kui ma käisin trennis, ma käisin ka jalgpalliplatsil õhtul, sest kõik said kokku seal. Ja siis mingil hetkel see tuli nagu välja ja ma läksin siis teistpidi jälle tuli Tammeka treener sinna, Illar Otto, kes tuli, ma ei tea, kas ta meie platsi peal või koolis käis kuskil ja tuli ja ütles, et kuule, et tule ka, et proovi. Ja siis ma läksin jälle jalkasse ja siis ma läksin esimest korda jalkasse. Samamoodi seal alguses oli ikka nagu üsna kehva mul, et korvpalli pealt. Hästi suured võitlused olid siis noore inimese peas. Ma ei osanud nagu midagi otseselt teha, aga mulle tohutult jalkamehis, et mulle ei öeldud seal, et ma olin nagu lühike ja et isegi sõbrad ei teinud nalja, et vaata, kui lühik sa oled. Ja siis ma mängisin tükk aega, kuni ma mäletan, et see oli, kui Tartu Tammeka liitus meie nagu põhimõtteliselt ma olin juba esindusmeeskonna piirile välja jõudnud, see oli üsna ammu, aga siis Tartu Tammekal oli mingid segased ajad ja me liitusime kas Merkuur Maagiga või mingisugune ühildumine toimus. Ja siis minu jaoks see tegi olukorra kuidagi raskemaks ja ma paralleelselt olin korvpalli nii kogu aeg seal mänginud, eks siis jällegi läksin kuidagi jällegi selle korvpalli juurde tagasi ja siis tekkis see meistriliiga mõne aasta pärast see Kossu meistriliiga teema, et ma võtsin nagu paar aastat päris tõsiselt. No ja siis jällegi, kui see korvpalli asi seal meistriliigas nagu lõppes, siis ma olin siukse klubiga nagu Velko paralleelselt kogu aeg seotud. Ma olin aastal 2008, kui Velko esimest korda Eesti siis liigasüsteemis mängima hakkas jalkat, siis ma olin kohe esimesest mängust seal nagu võistkonnas, mind sõbrad Mart Raamat ja igasugused tegelased kutsusid mind. Ja mul tuli see jalka nagu kuidagi siis välja jälle ja Kossu tegin muidugi paralleelselt, aga jah, pärast seda ma nagu jäin, kui Kossu meistriliiga ära lõppes, siis ma jäin nagu jalka peale tihedalt seotuks, sellepärast, et see Velko asi on aasta-aastalt ainult arenenud. Täna me oleme, mis on 2022, on päris vana klubi juba tegelikult ja me oleme Eesti liigasüsteemis põhimõtteliselt hüppame seal 2.-3. vahel viimastel aastatel. Et seda järgmist hüpet teha on väga palju igasugust ressurssi ja kõike vaja. Et selline see lugu on, põhimõtteliselt siuke edasi-tagasi hüppamine on olnud, aga kõigil on omad nagu põhjused olnud ja ma ei ole suutnud või osanud neile oma elus kahjuks või õnneks mingid pidurid panna, et see on kuidagi läinud niimoodi. Ega minu jaoks ei ole miinus, tegelikult minul oli mingil perioodil, nüüd ma ka enam tegelikult spordiga olen väga kehvasti seotud, küll võiks nagu kindlasti paremini, aga mina tegin 3-4 aastat tagasi ma tegin järjepidevalt korvpalli ja tõstmist, mis on ka nagu selline, et vali üks ja vali teine ja lõpuks juhtus niimoodi, et ma ei teinud kumbagi. Et selles mõttes, et oled sa saanud hea teekonna selles mõttes, et sa praegu jätkad millegagi. Aga kui tulla ka ettevõtles põhjani, siis võtame väike Kuuba ja 3 lilli mõlemad. Kuidas see idee sündis? Kas istusite poistega maas, lihtsalt mõtlesid, kurat, teeme ära või kuidas see kõik pihta hakkas? Ta hakkas pihta niimoodi, et sellele ka väike eellugu võib-olla, et ma olen siis tööalaselt sellest samast, ma ei tea, seal enne 2010. aastat, mingi 2009 või 2008 või siis ma läksin teenindajana tööle siuksesse kohvikusse nagu Truffe, mis on nüüdseks päris vana kohvik juba Tartus ja Joel Ostrat oli siis toona mu ülemus seal ja põhimõtteliselt me tegime nagu
ühesõnaga ma tegin nagu järjepidevalt suhteliselt head tööd, ma arvan, teenindajana ikka mitmeid aastaid ja siis nagu ikka teenindajatel põhimõtteliselt praegusel hetkel ma võin öelda selle valdkonna nagu väga nagu tundva inimesena ma võin öelda, et enamusel neist inimestest, kas kokkadel või teenindajatel on oma mõtted, kurat, ma teen hoopis oma baarina või ma teen oma restorani, siis ma hakkan alles õigesti asju ajama, nad teevad ju nii valesti siin. Ja siis meil oli kogu aeg nagu siuke mõte, et mitte, et nagu ma oleks kuidagi rahulolematu oma töösuhtes, vaid meil oli nagu selge mõte mu sõbra Karliga, kellega me enamus asju koos teeme, oli mõte, et me teeme nagu baari omale. Ja siis tuli Tartu linnavalitsusel tuli mingisugune konkurss Jõeäärsetele kohtadele. Me võtsime kohe kinni sellest, esitasime selge visiooni sellest, milline meie asi olema peab ja põhimõtteliselt me olime esimesel aastal 2015, siis olime nagu kõige üks vähestest, kes üldse midagi sinna esitas, seal olid väga vähesed, huvi oli niivõrd väike. Ja me tegime oma plaani ära, ilusad joonised asjad ja siis võtsime sellest nagu tugevalt kinni, võtsime teatava riski ka, sest me tulime nagu põhimõtteliselt töölt ära, me oma siis nendelt teistelt teenindustöödelt ja kõigelt ja siis sai ta nagu loodud ja me läksime sellega kohe nagu all inni, et anname parima ja vaatame, mis saab. Ja tänaseks hetkeks on sellest kasvanud juba uus leping linnaga, mis oli eelmine aasta. Samasugune analoogne leping, nüüd oli tahtjaid umbes 40 sinna Jõeäärde või palju iganes neid oli. Kõigil omad joonised, omad mingid tohutud plaanid. Ja õnneks siis õnneks meid ka valiti välja. Ja see näitab nagu usaldust ja see on nagu mõnus, et ju siis linnale ka meeldib, mis me enam-vähem teeme. Aga 3 tilli? 3 tilli tuli nagu selles mõttes, ta tuli aastal 2018, mis on ammu juba tegelikult, seda on ka üks aeg juba tehtud, aga see tuli nagu lihtsalt sellise, et kui me nagu Kuubat tegema hakkasime, siis me kaasasime nii-öelda Joeli enda tegemistesse. Toona me tegime 3 Kuubat, tänaseks päevaks on meid 2 seal alles Karliga. Aga siis ta oli meiega alguses kaasas ja kuna me olime nagu 3, meil kuidagi nagu see ettevõtlusteema nagu toimis, siis me läksime nagu sellise plaaniga edasi, et see nagu tekkis, me tahame nagu restot teha. Me tegime veel ka ülikooli tänaval ühte Umbroht restorani, mida me pidasime 5 või 6 aastat. Aga ja selle najalt me nagu mõtlesime, et me tahaks midagi suuremat teha. Mitmeid plaane oli, kus see 3 tilli olema peaks. Lõpuks õnneks ta sattus Apara tehasesse, mis oli ka väga riskantne valik toona, sest et keegi ei taha ju teha restorani kuskile linnast välja või mingis sellest epitsentrist kaugemale, aga jah, ta jõudis kuidagi niimoodi, et selle baari elu nagu paralleelselt mingisugune mõte, et teeks mingi koha, kus on lahe olla ja kus on võib-olla omad nagu 3 tilli täna on, et seal on mõnus olla eelkõige. Ja niimoodi ta tekkis. Küsimus on veel see, et selles mõttes, et ma ennist mainisin, et nii palju nagu asju, mis on nagu seotud sinuga. Kas on mingisuguseid selliseid, ma ei ütle kohe nagu oskuseid või mingisuguseid asju veel, mida tegelikult sa teed justkui ka enda jaoks nagu väga hästi peale siis jalgpalluriks olemise, võib-olla sa ettevõtlust enda jaoks ei tee veel piisavalt hästi, aga kas on mingi asi veel, mida sa hindad enda juures nagu kõrgelt, mida sa teed hästi ja mida sa järjepidevalt veel tahaksid arendada ja veel teha? Esiteks ma olen loomu poolest hullult enesekriitiline inimene. Ma arvan, et ma ei tee põhimõtteliselt mitte midagi väga hästi, sest ma alati arvan, et on olemas paremaid lahendusi ja paremaid, et kindlasti on olemas paremaid inimesi, kes saavad nende asjadega paremini hakkama. Ma lihtsalt annan endast kõik ja nii ta on. Aga võib-olla, mis ma teinud olen, ma teen bändi juba päris pikalt. Meil on oma bänd, mida me oleme ka ikka aegade jooksul ikka suuri esinemisi ka teinud ja see on ka nagu võtnud selle nagu siuke kõrvaltegemine olnud. Aga praegu, kui ma mõtlen, siis ma tõesti üritan anda endast kõik nendes asjades, mis ma teen. Me arendame oma ettevõtlust edasi. Meil on mitmeid plaani, varsti on 3 tilli Tallinnas näiteks. Ja samamoodi Väike Kuuba on 2 aastat Pärnus olnud.
seal on järjekorrad isegi veel pikemad ja noh, me tegeleme selliste enda nii-öelda võib-olla tegevuse laiendamisega praegu rohkem. Et ma ei jõua nagu mõelda muudele asjadele, mis ma hullult tahaks teha. Aga kui rääkida, mis mulle meeldib teha, siis kindlasti reisida mulle tohutult meeldib. Ma käin alati aastas ikka, noh, kui olid siin normaalsed ajad, ma ikka üritasin ikka 4-5 korda käia vähemalt mingil reisil ja noh, sport ikkagi, tegelikult sport on võib-olla kõige läbivam joon, mis hoiab mind nagu värskena, mis mulle tohutult rõõmu pakub. Aga no spordis ma ei oska endale panna enam mingit eesmärke, et ma pean olema parem, vaid ma pigem nagu on see nagu isegi selline põnev, et huvitav, kuidas ma saan hakkama nagu endast 20 aastat nooremate vastu, et see on nagu selline põnev väljakutse ja tihtipeale sa nagu kas siis pettud või üllatud või siuke asi ta on. Okei. Aga tulen siis sellise küsimuse juurde, et sinu nagu sõnades hästi palju kumas sõna nagu järjepidevus, mõnes mõttes töökus, aga noh, kindlasti need on 2 asja, mis praegu nagu välja kumasid. Oletame, et küsin sinu käest rohkem nagu nõu poole pealt. Kui ongi mõni noor, kes võib-olla vaatab seda podcasti, ta mõtleb, et kurat, et ja mulle ka võib-olla see resto asi on täiega rohkem nagu meeldinud ja samas asjas või vastupidi, ta on olnud väga hea sportlane või siis mingil heal tasemel sportlane, siis millist nõu sa oskaksid talle anda, et ta jõuaks kas sellisele heale tasemele, võib-olla isegi veel paremale tasemele kui sina ise? No kindlasti on see, et mingitel eluetappidel, nagu mida ma enda pealt olen näinud, on see, et nagu inimesed kipuvad loobuma. Just kui ma nagu puhtalt nagu sporti mõtlen, siis no, mul on ka nagu ülipalju selliseid olukordi, kus ma olengi lihtsalt võib-olla isegi loobunud ja kõik nagu näitab nii, aga tegelikkuses nagu sportlase tee on ikkagi üsna pikk ja kui isegi nagu just see nagu see meeste nagu vanusesse või selline mängima minemine, kus iganes, ma räägin siis võistkonnaaladest võib-olla kõige rohkem, et noh, see on nagu keeruline hüpe ja tegelikkuses et ei tasuks nagu käega lüüa, kui see isegi sul läheb paar aastat, nagu sul võtab aega see kohanemine või siis selline ühesõnaga ma soovitan kindlasti mitte käega lüüa, et see on võib-olla kõige lihtsam seletus sellele ja inimesed peaksid olema järjekindlamad. Samamoodi ettevõtlusest, kui keegi tahab teha restorani, siis tegelikult restorani tegemine on üli super lihtne. Nagu lihtsalt tee restoran, igaüks saab uksed avatud ja saad oma paberit täidetud, aga järjepidevus tuleb siis mängu, kui sa saad nagu, et olla iga päev avatud, pakkuda just seda toitu, stabiilsust, kõike sööke, jooke, mida sa iganes pakud, et sul peab olema nagu siuke, no sa ei tohi nagu alla anda. Eks see muidugi on palju keerulisi asju, mis panevad alla andma, aga kui olla ise õigel suunal ja enda kõrval koondada inimesi, kes on head inimesed, siis noh, siis see suund, sa leiad selle suuna üles ja ma usun, et igat ettevõtvat inimest tabab mingil hetkel rahulolu ja selline heaolu tunne, et jube hästi ajan asja. Aga millal peaks justkui aru saama, et võib-olla see ei ole ikkagi sinu asi? Et kuidas nagu, kas peaks rohkem kuulama oma südant või kuidas peaks järeldama, et see teema võib-olla ei ole päris sinu? Sest noh, ilmselgelt kõik ei saa restorani avada, kõik ei saa sporti teha hästi, kõik ei saa laulda hästi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas, mis sa arvad, kuidas väljendub see, et see nüüd antud asi ei ole tegelikult sinu? Ma arvan, et spordis ja äris nii-öelda, siis on need siin küll need nagu soovitused ei kattu, sellepärast, et vähemalt mina usun, et mitte keegi ei ole nagu ei saaks nagu saavutada midagi, et selles mõttes, et kui ma räägin spordist, siis on nii palju hetki, kus sa nagu näed ennast, et kui ei, noh, ühesõnaga ei tule midagi välja, eks ju, näiteks, siis
ma usun, et seal on see nagu järjekindlus, nagu ma ei näe üldse, et inimesed peaks nagu üldse katkestama, nagu kui sulle midagi meeldib, siis tee seda lihtsalt nagu kirega ja pane lõpuni nagu. Äris on teistpidi, äris on täpselt nii, et sa võiks, see tuleb muidugi kogemusega, sa võiks aru saada, kui see ei tööta, sest äri eesmärk on kasu teenida. Spordi eesmärk minu jaoks on oma iseenese heaolu nagu suurendada. Ja kui ma räägin nagu ka mingist saavutamisest, siis ma usun, et see spordis on kõik võimalik lihtsalt, et oleneb lihtsalt, mis tasemel ja mida sa saavutada tahad, et kas sa tahad olla siin maakonnas parim või kuskil riigi tasandil. Ma arvan, et see on kõik võimalik ja sul lihtsalt peab olema tahet. Äris on jah teistpidi, äris on igasuguseid soovitajaid ja ma ei tea, igasuguseid inimesi ümbritseb sind, kes tahab võib-olla su äri ära osta või midagi sellist, et sa pead seal nagu natuke nagu rohkem peaga mõtlema. Aga siiski ka äris, kui sa oled järjepidev, siis ma usun, et kõik on võimalik lihtsalt, et sa pead mõtlema nutikat igast mõtteid, kuidas see pidev areng on võib-olla selline märksõna. Sa mainisid väga hea sellise terava lause, et kui keegi tahab ära osta, kas 3 tillile või väiksele kuubale on tehtud pakkumisi? Pikka on aega, et jah. Kas neid toimub nagu tihti või pigem sa oled juba neile investoritele selgeks teinud, et sorry, mina jään oma asja juurde, et palun ärge toppige oma nina valesse kohta nii-öelda? Ei, neid nüüd selles mõttes, et neid ei ole nagu tohutult palju olnud, aga nagu toitlustusäris ei käi see väga nii, et see on nagu mujal, ma arvan, businessites on see kuidagi see äraostmine palju lihtsam, aga meil on aeg-ajalt muidugi tehtud ja siin Pärnu ranna asja taheti üks aasta jubedalt ära osta, aga siis sa nagu mõtled, kui palju et see on nagu väga keeruline jõuda selle arusaamani, et jah, just see summa on see, mida ma siia aastatega pannud olen ja mis mulle nagu hingeliselt ka midagi tagasi toob, et see ei ole nagu pidev probleem, aga äris see nii vist toimib. On ette tulnud, okei. Kas sa nimetasid ka sellist nüanssi, et nagu ettevõtlus on selline rohkem nagu kasu saamise eesmärgil või kas sinu jaoks justkui see raha täna nagu, kui oluline see sinu jaoks on, kas pigem sa hetkel naudid seda protsessi, naudid seda reaalsust või sa võid nagu öelda enesetunde pealt ka, et see raha kindlasti on ka üks nendest motivaatorist, mis sind iga päev paneb nagu liikuma? Sellega on niimoodi, et ma olen alati nagu nautinud seda protsessi, selles mõttes, et ka tänasel päeval ma olen Kuuba baarmen, sest mulle meeldib seda teha, mul ei ole nagu mitte mingisugust ma ei lähe tööle kunagi sellise tundega, et ma ei taha seal olla, sest mulle meeldib seal olla, ka eilne päev olin seal ja siis see raha on nagu boonus, seda on nagu ilus öelda, aga mingil hetkel, kui sa saavutad mingisuguse selle sama Kuuba järjekorra näiteks, et siis sa pead ka selle peale mõtlema, et sa pead nagu sellest midagi ise tagasi saama lisaks sellele toredale järjekorra vaatamise. Ja muidugi ettevõtjana toitlustusäris on tohutu vastutus inimeste ees. Meie erinevatel kohtadel on praegusel hetkel umbes 100 töötajat, võib-olla natuke pluss on päris suur hulk inimesi, kelle eest vastutada ja see finantspool peab sul nagu ikkagi väga selgelt olema nagu kontrolli all, et millised read peavad õiged olema ja nii edasi. Aga mind motiveerib kindlasti see, et ma saan endale lubada võib-olla rohkem asju, kui ma sain seda teha 10 aastat tagasi. Et see motiveerib mind ja rohkem ma võiks öelda, et ma arvan, et see kõlab võib-olla cheesilt, aga rohkem mind motiveerib ka see protsess ja see, et kui sa saad millegagi hakkama, saad inimestele midagi pakkuda, midagi uut, millest võib-olla räägitakse ja teatakse ja nii edasi. Millal toimus see moment, kus sa nagu reaalselt tundsid, kas siis 3 tilli või väikse Kuuba puhul, et persse, raisk, ma olen reaalselt nüüd hakkama saanud. Millal oli, kas mäletad seda päeva võib-olla mingid hetke, kas sul on see üldse nagu mõttesse tulnud? Kindlasti ma arvan, et on, aga kas sa mäletad seda momenti, kus sa reaalselt, ma ei tea, kas vaatasid järjekorda või vaatasid mingit tagasisidet, kas sa mäletad seda hetke? Ma tegelikult ei mäleta selles mõttes,
jällegi see toitlustusäri, mida ma siin kogu aeg räägin, on see on nii nagu habras asi. See on nagu, ma ei tea, võib-olla kõige hapram äridest üldse. Selles mõttes, et me tegeleme põhimõtteliselt igapäevaselt inimestele nagu heaolu pakkumisega, aga me ei müü mingeid lennukimootoreid või midagi. Ma müün reaalselt sinule emotsiooni ja süüa ja juua. Ja kui sa iga inimene, sa tead ka oma sõpru, ma arvan, et kui sa sööd kuskil, sööd 2 korda, on jube hea, 3. kord on jube halb, siis sa lähed räägid sellest kõigile. Issand, kui halb seal oli nagu. Ja siis sa ütled, issand, ma ei ole enam kunagi sinna tagasi. Nagu. Ja ma olen neid asju nagu kuulnud nii palju ja sestap ma ei ole mitte kunagi mõelnud, et mul on midagi valmis. Ma pean kogu aeg olema oma tippvormis sellepärast, et ma pean probleemidega lahendama ja ma probleemidega tegelema ja neid lahendama ja selles businessis minu arust ei saa olla sellist tunnet, et sul on midagi nüüd hästi tehtud ja valmis. Sest et pidev areng peab olema, me oma tiimiga ka kogu aeg nagu üritame, kui vähegi igavaks läheb, paneme jälle auru juurde, et saaks midagi uut ja lahedat ja pakkuda midagi uut inimestele. Et ma tõesti ei ole mitte kunagi mõelnud, et see asi oleks valmis, sest et ta ei saa valmis. See on nagu, ma ei tea, Barcelona see Sagrada Familia, see ei saa kunagi valmis. Okei. Aga tuleme siis natukene sellise tiipima justkui nagu teema juurde. Ja ma küsiks nagu sellist asja, et kui sa võid võtta näiteks ka spordi või ettevõtluse, see on sinu enda valik, kui palju on sinu kõrval olnud selliseid kriitikuid või selliseid nii-öelda inimesi, kes on just nagu sind töganud selles suhtes, et ei, kuule Mikk, et ära hakka nagu jamaga pihta naljad, et ära tee seda või sa ei saa kindlalt hakkama või kui tihti sa oled neid kohanud ja kui tihti sa näed neid praegu? Otseselt nagu niimoodi keegi võib-olla ei olegi kohe viskat, oleks keegi öelnud, et ära nüüd hakka, eks ju. Ma olen alati nagu üsna põikpäiselt lähenenud tegelikult olukordadele, et kui ma midagi teen, siis ma üritan seda teha. Siis ma olen nagu eelnevalt selle enda jaoks valmis mõelnud. Ma olen juba enda peas veetnud nagu tunde ja päevi sellega, eks ju. Et siis ma nagu, davai, et nüüd on go, nüüd ma teen seda lihtsalt. Et fuck that, ma kindlasti lähen lõpuni. Aga neid, kes selle protsessi vältel nagu restoranis kas või neid kriitikuid on su oma töötajate seaski näiteks, et kuule, et tee vähe paremini ja võiks see asi parem olla, see asi parem ja neid ikka on oma jagu, ja just selle teenuse poolt ka, mida me pakume, ega see on täitsa nagu, ma ei tea, iganädalane teema, et kuule, tehke see paremaks nagu, et võiks nagu, et siis ma tulen ja siis on nagu, et juba halb oli ükskord ja selliste probleemidega me tegeleme nagu kogu aeg. Okay, aga kuidas sa suhtud nendesse olukordades? Kas sa võtad need nagu väga endasse või sa pigem lükkad need endast eemale, sest need on mingid inimesed, tihti ma tean isegi omast nagu, kas just kogemusest võtta, aga olen näinud, kuidas tihti inimesed kritiseerivad mingi pisiasjade pärast, reaalselt mingid väga pisiasjad ja toitlustusettevõttes on eriti lihtne seda teha, et selles mõttes, et ma ei tea, toome mingid suvalised näited, et sööd toitu, aga ma ei tea, laud on natukene must või mingid sellised asjad on ju, mis reeglite pärast tegelikult peab olema küll puhtam, aga samas mõni inimene vaatab, et see on jumala okei, mul on jumala ükskõik, ma saan oma toidu, ma olen rahul, teine inimene on nagu rohkem nagu pirtsum, aga kas sa võtad neid nagu väga südamesse või kuidas sa nendesse suhtud? Ma ei võta neid nagu südamesse, ma olen neid probleeme õppinud aja jooksul võib-olla paremini lahendama, meil on oma selles kõikides ettevõttes siis on nagu siuke, me oleme aru saanud, et struktuur on nagu oluline. Et kuna me oleme nagu üsna suured toitlustusettevõtted, näiteks nagu Till konkreetselt siis, et see on küllaltki suur nagu ettevõte, mis on väga ebatavaline, ma arvan, Eestis üldse restoranides, on see, et meil on juba põhimõtteliselt 3 Tilli kontoris umbes 4-5 inimest tööl. Nagu see tavaliselt on niimoodi, et sul on üks juhataja ja mitte midagi muud. Aga meil on nagu see tiim on niivõrd suur ja me oleme õppinud neid probleeme oma struktuuris jagama. Et siis minu ülesanne võib-olla ongi nende probleemidega kiirelt tegelemine, juhtimine, tähelepanu juhtimine õigetele inimestele
ja noh, ma pean mingeid asju, ma pean nagu kõrvust mööda, aga laskma, kui mingi inimene tuleb ütlema mulle, et pitsa on kõrbenud, siis ma ei lähene sellele niimoodi, et ma hakkan ta peale sõimama, et kuule, et kõrbenud pitsa on normaalne, vaid ma üritangi talle rääkida, mis asi on Napoli pitsa näiteks. Et kui sul on üks ots seal pealt kõrbenud, siis see peabki nii olema. Et ma üritan kuidagi siis kommunikeerida inimesele, mis toodet me tegelikult pakume. Et me proovime olla oma nagu tootes väga-väga nagu stabiilsed ja kui keegi avaldab kriitikat mingisuguse täiesti jabural põhjusel, mis käib meie toote kohta, mis ei ole nagu otseselt õige, siis ma ei lase seda nagu mitte kuidagi ennast nagu välja viia. Sama lugu, ma ei tea, selle sama Mojitoga näiteks. Et aastate jooksul on omajagu inimesi öelnud, et mis kuradi moosipurke te pakute siin, aga lõpptulemus on see, et ikka terve Tartu Eesti on kohal seal. Et ma ei pea nagu, ma pean laskma endast mööda seda kriitikat ja nagu ma ütlesin, siis meie äris on see lihtsalt igapäevane, et kõik ju kirjutavad, alati inimene kirjutab siis kui halvasti ja mitte siis kui hästi. See on nagu eestlasele vist omane. Ma arvan, et ma ei teagi tegelikult hetkel praegu mitte ühtegi inimest, kellel ei oleks vist nagu kriitikuid. Ma arvan, et selles mõttes, et üks asi on kindlalt see konstruktiivne kriitika, et kui sa üritad inimest aidata, see on igati okei. Aga täna, ma ei tea, nii palju kui mina sotsiaalmeedias aega viidan või kuskil, kus iganes ma ka ei oleks, ma tean, et enam-vähem kõikidel inimestel on olemas see selline tögamisinstinkt, see ongi täiesti eestlaslik, ma olen täiesti nõus sinuga, et mingi väike asi rikub sinu tänase päeva ja siis sa lähed 3 tilli sisse ja mõtled, et seimad baarmeni või ükskõik keda on. Et see on, ma arvan, et see on suhteliselt tavaline ja eks see nii ole. Aga tuleme nagu podcasti teema juurde. Kui palju vabadust annavad sulle sinu kired? Ehk siis praeguseks, tegelikult sa praegu teed ka natukene kossu küll, aga võtame spordi, ettevõtlust. Kui palju see annab sulle sellist nagu vabadust? Mis sa oskad selle kohta öelda? Ma arvan, et kõige suurem vabadus ja üldse, mis minu jaoks tähendab vabadus, ongi see, et ma saan tegeleda asjadega, mis mulle meeldib lihtsalt. Eks neid sellel põhjal, just selle äriajamise põhjal on mul ikka väga tihti tegelikult öeldakse, et kuule, et kaua sa jõuad ja tõmba hoogu maha ja nagu nii. Aga ma ise näen seda hoopis teistmoodi, et ma olengi nagu veits selline vaba ja ma suudan nagu kommunikeerida või oma nagu ülesanded siis kuidagi, või ma üritan, et see ei oleks minu jaoks mingisugune elu lõpp umbes, et mul on mingi mitu restorani ja nii edasi. Et vabadus on see, asjad, mida ma saan teha. Ja ma arvan, et siin kohal ei tasuks nagu minu jaoks kindlasti ei ole õige, kui vabadust hakatakse nagu teiste poolt kuritarvitama, et tulevad mingid inimesed, kes ütlevad sulle, kuidas sa elama pead. See on nagu kõige kohutavam asi lihtsalt. Kuulen mingeid inimesi, kes elavad kuskil Kõrvekülas oma 2-kordses majas ja otseselt nagu muud mitte midagi, siis nad lihtsalt kritiseerivad teisi, et nagu, et kuule, et kuna sa nagu päris inimeseks hakkad. Meie tööl on see hästi-hästi tavaline, näiteks teenindajad. See on mulle väga hingelähedane teema, sest et ma ei tea, see on nagu mingisugune Eesti selline jälle siuke trots või me oleme nagu tegelikkuses selles minu valdkonnas, me oleme sellises seisus, kus inimene saab vist, ma ei tea, 25 ja siis ta on juba nagu piinlik, et ta on teenindaja. See on üliveider teema. Okay. Ja ma olen väga nagu alati ma nagu alati nagu sisimas küsin, et kes sa oled, et sa nagu ütled teistele niimoodi. Ja kui mõtlen nagu maailmas, ma ei tea, lähed Lõuna-Euroopasse, siis teenindajaks peab kõigepealt õppima, et selleks, et saada sinna leti taha või baari taha. Et kuidagi nagu maailma näitel on igal pool nagu hoopis teistmoodi, meil on nagu siuke hoiak, et ja ma näen, et see on vabadus, just see sama väike näide, et kui ma saan otsustada ise, mis ma teen, mis mulle meeldib, siis ma olen vaba inimene ja ma arvan, et see nii ongi. Kas sina tänavad Mikk vaba? Mul on küll, jah. Okay. Mulle nagu, ma näiteks see sama teenindamine baaris ole, mulle meeldib. Väga palju on kriitikuid, kes nagu, kuule kaua sa jõuad, et kas sa nagu pead või miks sa kodus ei ole või nagu fuck off, ma lihtsalt
tahan teha seda, noh. Sellepärast ma olen siin praegu ja pakun sulle seda jooki, ära vingu nagu. Et nagu, kas sa ei näe, et ma olen õnnelik või? See alati siuke nagu sisimas, aga ma ei ütle seda välja muidugi. Ei noh, täpselt tõsi, noh, ega minul on täpselt sama lugu, noh. Ma olen täpselt sarnaste asjadega puutunud. Küll ma ei tegele restorani äris, aga vahet ei ole, mis äridega ma kokku puutun. Ma näen sellised inimesi suhteliselt tihti. See ongi, tegelikult see on, jah, üks mõte oli sul õige, see on justkui eestlaslik. Ma olen sinuga nagu nõus. Aga teiseks on see, et noh, et inimesed on selles mõttes, ma ei tea, kindlasti annan sulle kommentaari selles mõttes, aga ma näen nagu seda, et kui võtta kogu nagu ühiskond Eestis, siis ma näen, et on väga palju inimesed, kes tänaseks päevaks ei ole saavutanud seda justkui sellist vabadust. Nad käivad oma tööl 8-5 ja mis on igati okei. Kui sa tahad tööl käia, käi. Aga mis on kõige suurem nagu probleem on see, et nad ei ole selle jaoks leidnud endal mitte mingit kirge. Nad käivad tööl, tulevad peale 5 koju. Nad on emotsionaalselt väga pinges, neile ei meeldi see, mida nad teevad. Tihti reede jõuab kätte, siis võetakse purk kätte või minnakse levelisse või shootersisse, mis iganes. Elatakse see kõik välja ja alustatakse uue nädalaga pihta. Et see ongi, ma arvan, meie ühiskonna üks kõige suurem probleem, et inimesed on, ma ei ütle, et võhikud, aga inimesed ei saa aru, miks või kuidas või kui tähtis on see, et leida elu sama nagu kirg. Mis sina arvad? Ma olen alati arvanud seda, et kui võtan nagu maailma ja siis võtan ühe päeva, kui ma jagan need tunnid ära, siis ma olen alati arvanud, et kõikidel tundidel peavad inimesed, keegi peab ikkagi töötama või midagi tegema. Ja ma nagu ei saa aru sellest ühiskonna nagu sellisest normist siis, et kui ma saan nagu mingi 25 või ma ei tea, siis ma lähen tööle hommikul kell 9 ja tulen kell 5. Ma ei saa sellest aru. Ma olen alati teadvustanud endale, et maailm on just sellepärast lahe paik, et ka nendel teistel tundidel keegi töötab ja teeb midagi ägedat siin. Et tegelikult peavad kõik tunnid kaetud olema, et maailm toimiks. Ja ma ei leia, et kuidagi ta peaks inimesi vaatama veidralt või midagi, sellepärast, et nad näiteks õhtul töötavad või hoopis öösel või mida iganes. Et ei, ma saan nagu väga hästi aru ja jah, mina olen võib-olla siis selle ala esindaja, kes on nagu nii-öelda rohkem tööl või siis minul on täpselt sama valib oma tööaeg. Ja mul on täpselt samamoodi, aga noh, nagu ma tõingi selle punkti välja, et sa leia siis endale töö või leia sealt töölt mingi asi, mis sulle reaalselt nagu meeldib. Et kui sulle ei meeldi seal käia ehitusel ja teha seda tööd, siis sa peaksid vaatama endasse ja küsima, et aga mis mulle täna meeldib? Mida ma tahaksin nagu teha? Et jah, alati ei saa nagu teha 24/7 neid asju, mis sulle nagu kogu aeg meeldivad. Muidugi igast takistusi tuleb ja igast mingid probleeme, millega sa pead lahendama ja see tekitab stressi paratamatult. Aga ma mõtlen just nagu lõppkokkuvõttes, et kui sa küsid täna enda käest, et kas mulle meeldib seda tööd teha, kas mulle meeldib see elu ja sa leiad punkte ja hästi rohkelt punkte ja sa ütled endale, et ei meeldi, siis ma arvan, et sa peaksid elu muutma nagu. Et see on minu arvamus, aga samas ma olen nagu täiesti nõus sinu nagu väitega, et nendest nüanssidest ega mina ka aru ei saa ausalt öeldes. Aga just kui küsides selle nagu ka kire kohta, hästi palju ma loodan, et minu podcasti juurde jõuavad sellised võib-olla nooremad inimesed või võivad ka vanemad inimesed olla, kes just ei olegi leidnud oma nagu sellist kirge või siis nad ei tea, mida oma elus nagu teha, siis millise soovituse annad nagu sina neile, et kuidas leida see kirg või kuidas leida see mingi oma asi, mis paneks justkui südame tuksuma nagu selles õiges rütmis? Kui mõelda nüüd, mida mina siis teen, see kõik on nagu kuidagi minuni ise tulnud, et ma arvan, et igal inimesel on olemas mingisugune väike asi, mida talle kindlasti meeldib teha ja ma usun, et ta peaks seda rada nagu kuidagi jätkama. Et ma ei leia, et nagu peaks nagu meeleheitlikult otsima asju, mis sind võiks huvitada. Vaid
kui sa mingi laiema teema enda jaoks leiad, nagu tuli see restorani asi minule ellu, siis ma tegelikkuses nagu ma teadsin, et see mind natuke nagu võiks huvitada ja niimoodi ta läks, et nüüd ta ei ole pidama saanud. Ja ma arvan, et lihtsalt inimesed võiks rohkem hinnata neid asju, mis nad parasjagu teevad ja võib-olla selles edasi areneda. Et kindlasti on igal inimesel mingi osa tegevusi on elus juba olemas ja nad võiks seda nagu hinnata rohkem. Aga kuidas sa suhtud nagu sellesse mõttes, et selle jaoks ka, et mingid suuri nagu väljundeid, need ei pea suured väljundid olema, kui üldse mingid väljundid leida, siis tegelikult kodus justkui Netflixi vaadates sa nagu ei leia neid, et sa pead reaalselt minema välja täna, katsetama, proovima, vaatama, sest tänane maailm on nagu lahti, sa saad nagu seda teha. No üks ju hea suund on kindlasti kooli minna. Nagu siis õpid, valid omale eriala ja vaatad, kas meeldib koolis, ülikoolis on ju väga kihvt, seal on ju väga palju erinevaid asju sa tead, et sa ei pea jääma ühe asja peale kindlaks ja siis tekivad mingid ägedad mõtted. Mina olen vahetusüliõpilane olnud, väga lihtne oli saada, soovitan väga minna inimestel, kes ülikoolis käivad näiteks. Ja ega võib-olla kõige parem, see oli sulle hea näide, see Netflix. Ma arvan, et inimesed ei saa väga edukad olla, kui nad päeval telekat vaatavad. Et tuleb minna lihtsalt siis välja ja pea lahti hoida ja vaadata ringi, mis toimub, igasuguseid ägedaid üritusi korraldatakse ja võib-olla sa avastad, et sa oled äkitselt ürituste korraldaja, et sulle meeldib seda teha näiteks või käid mingitel ägedatel messidel või mis iganes. Lähed maamessile näiteks kas või vaatad, et kombainid on minu teema. Et need võivad tekkida nagu nii kiirelt ja nii nagu lihtsalt tuleb olla avatud peaga. Sarjade vaatamine on tõesti jõudne asi. Ma arvan, et see paneb inimesi ainult lihtsalt veel rohkem internetistuma. Sest mul on nagu hea näide, et mina tol ajal, kui mina tegelesin nagu väga tõsiselt igasuguste siis nii-öelda koduväliste asjadega, kui ma olin noorem, siis meil ei olnud nagu absoluutselt mingid telefonid olid, aga need ka keegi ei helistanud, sest raha ei olnud. Aga siis oli nagu kogu aeg sõbrad siit kokku ja tegid asju ja kõik olid rõõmsad. Nüüd on see nagu see näha, et inimesed on kuidagi palju haavatumad ja tänu sellele just, ma arvan, et nad on nii nagu kodustatud ja internetis ja telefonis olemisega. Sellest on nii palju räägitud ja see on päriselt tõsi ka, sest minul on hea näide, ma arvan, üks viimaseid põlvkondi, kes nagu täpselt seda nägi, kui seda vahet, seda üleminekut sellest. Kui raske sul on selliste nii-öelda takistuste tõttu või üleüldse nagu selle maailma tõttu endale töötajaid otsida? Töötajate otsimine on, jah, see on päris aktuaalne teema praegu, aga me oleme nagu alati mõelnud oma tiimiga, et me proovime nagu siis leida inimesi, kes arvavad, et me oleme nagu lahedad. Me oleme kuidagi püüdnud nagu serveerida seda kuidagi ägedalt. Et siis ma ei tea, kampaaniad on kuidagi kihvtimad olnud või siis natuke teissugune, et lähed lihtsalt CV-keskusesse ja see on muidugi kogu aeg igasuguste töötajate inimestega tegelemine. Me näiteks 3 tilli tegime, siis meil oli kohe esimesel koosolekul, mäletan väga hästi. Saime kokku 3 ja ütlesime, et et kõige tähtsam asi selles ettevõttes saab olema inimene ja mitte mingi muu asi ei ole nii tähtis, kui on inimene, üks inimene. Ja siis ehk siis töötajaid mõtlesime sellel. Ja tänase päevani me tegeleme kogu aeg inimestega ja nende murede lahendamistega, nende kuulamistega, nende arenguvestluste kõigega. Ehk siis me üritame nagu oma inimkapitali nagu väga hoida ja vahet ei ole, kus on 3 tilli või mõni muu äge restoran. Nad ei toimi mitte kunagi siis, kui neil ei ole inimesi seal sees. Selles mõttes, et tänapäeval tehakse restorani garaasidesse ja kuhu iganes. Kui sul on head inimesed, hea toode, siis sinna tullakse. Ja inimene on väga suur väärtus. Aga nende leidmine, kuna me nendega tegeleme väga palju, siis me seda ka tavaliselt ütleme inimestele ja proovime ennast nagu välja näidata nagu siukse hooliva tööandjana. Me tõesti anname endast parima selle nimel ja me paneme oma inimesi tähele. Sest et
kes tahaks töötada kohas, kus sa ei saa nagu midagi otseselt nagu rääkida või keegi ei kuula sind või käsuahel on nii pikk, tavaliselt restoranides on niimoodi, et sul on mingi oma väike probleem, aga siis see jõuab selle otsustajani ju, ma ei tea, mingi kuu aja pärast, aga siis võib ju ammu hilja olla. Me tegeleme nagu kohe. Põmm, probleem, lahendame. Me üritame niimoodi teha. Suurepärane koht, kuhu tööle minna lihtsalt nagu hea üleskutse, et selles mõttes. Jah, kokatöö, kui meil praegu aktuaalne on kokkade otsimine, eks ju, kõik ju räägivad, sest tegelikult on see jõudnud ka nagu sellesse sektorisse nüüd nagu päriselt ka kohale, sest mingi pool aastat tagasi räägiti, et kohe lähevad kõik minema kokad teenida, et keegi taha selles alas olla. Ja tegelikult nii ongi, praegu on nagu kõik otsivad endale töötajaid, uusi töötajaid. Aga jällegi sa pead kuidagi nagu, ma arvan, et kui sa oled nagu piisavalt leidlik, siis sa leiad need inimesed üles, sest ega inimesed ju ära ei kao nagu planeedilt. Nad võib-olla lähevad korraks mingile muule tööle, aga samas, kui sa suudad selle mängida nagu atraktiivseks ja teha need tööajad võib-olla mitte nii pikaks, mis on kokkade puhul hästi oluline, et nad on, tähendab, see on niisugune täielik turn off, sest nad arvad, et nad on terve nagu, ma ei tea, kõik nädalavahetused tööl ja õhtul hilja ja nii edasi, et see nagu ei soodusta näiteks mingit pereelu ja kõik, aga kui suuta nagu mängida, jagada graafikuid kuidagi vähe huvitavamalt, et siis see on kõik nagu võimalik selliste väikeste nippidega. Kui küsida ka selline küsimus, siis tavaliselt küsitakse minu käest seda hästi palju või üleüldse, kui ma kuskil surfan, siis tihedalt räägitakse sellest, aga küsin ka sinu käest, et kui palju on sinu elus olnud selliseid suuremaid justkui ebaõnnestumisi või asjade nagu kehvasti klappimisi ja kuidas sa nendest tavaliselt nagu välja oled tulnud või kuidas see sind või siis sinu ettevõtlust, võib-olla sporti, kuidas see kõike seda muutnud on? Kuidas sa suhtud nii-öelda ebaõnnestumistesse kui sellistesse? No jah, need sellised väikseid ebaõnnestumisi on ikka omajagu, aga kogu selle protsessi sees olles siis ka spordi või ettevõtluse sees sa nagu mingil hetkel teadvustad, et nendest on võimalik nagu õppida, et ma arvan, et kui inimene on piisavalt jällegi järjekindel ja ta suudab neid ebaõnnestumisi enda kasuks pöörata siis tulevikus, siis võib nagu, siis ei tulegi lõpuks just suuri ebaõnnestumisi. Meil oli siin mingi aasta, kui see COVID algas, meil oli tohutu nagu küsimus, et mis nüüd saab. Meil oli näiteks Tillis juba üle 50 töötajad, nagu mis nüüd saab, nagu kõigil oli korraks küsimus. Läks ainult päeva aega mööda seda, et me panime oma isikliku kojuveo käima, mis läks nagu tohutult populaarseks ja me põhimõtteliselt pidime sellel ajal, kui tänaval olid heinapallid, me pidime töötajaid juurde palkama. Ja see kõik nagu tekkis kuidagi nii kiirelt ja nii nagu ägedalt ja me suutsime mitte ainult ennast päästa, vaid me olime nagu päriselt nagu laineharjal lihtsalt. Ja kuidagi nagu, jällegi see ongi nagu konkreetne ebaõnnestumine, kui sulle AK-st öeldakse nii, et nüüd on kõik kinni ja mitte midagi toimunud. Siis mõtleb kohe, et kuidas ma nendele kõikidele peredele, kes meil seal põhimõtteliselt nagu inimesed, kes töötavad ja et kuidas sa selle nagu hakkama saad. Aga alati on lahendus olemas. Ma arvan, et tasuks alati mõelda nagu lahtise peaga, et need ebaõnnestumised on hetkelised, aga lihtsalt see ju suur pilt läheb edasi. Aga hakkame vaikselt nagu lõpusirgele küll jõudma, aga küsiks nagu seda, et millised on sinu järgnevad eesmärgid, kas sinul endal, võib-olla 3 tillil, väiksel kuubal, ükskõik milliseid eesmärke võid siin kohal nagu välja tuua, millised need on ja mis sa järgmiseks nagu ihkad, mille nimel sa edasi nagu tööd teed, mis sul järgmised sihid nii-öelda on? No võib-olla nagu selliseid väiksemaid asju võib-olla ei nimetaks, aga üldjuhul minu eesmärk on kogu aeg ikkagi areneda nagu nii spordis kui ettevõtluses. Spordis ma ei tea, kas mul võimeline arenema, aga ma ikkagi ise usun sellesse natuke, et alati saab igast asjast kaasa võtta midagi. Ettevõtluses kindlasti lihtsalt edasi arendada ja tõenäoliselt tuleb ebaõnnestumisi, aga need on ettevõtluse osa ja lihtsalt jätad maha, lähed uute lahedate asjadega edasi. Et selline pidev areng, ma ütleks. Ma olen rahul, kui ma arenen ja eladan veel kõvasti ja ma usun, et ma suudan nagu selle protsessi
käigus veel kõvasti edasi areneda. Sa nimetasid siin, et varsti tuleb 3 tilli Tallinnasse ja kas on tulemas veel mõningaid uuemad restorane või kas sa saad neid asju avaldada või kas on mõttes olnud või Väikse Kuuba sarnaseid, ma tean, et Riki-Tiki vahepeal oli teema, on ju. Et kas veel selliseid nagu eesmärke on tulemas või tahaksid sa näiteks kätt ka proovida mõnes muus ettevõtluses? Ma ei ütle kohe, et sa peaksid endal tanklaäri avama või midagi sellist, aga kas on mingid mõtteid ka nagu juba otseselt tekkinud? Jah, see neid restosid ja baare, neid on nagu, midagi on nagu mõttes, aga me alati tasub nagu läbi mõelda see, et hästi nagu põhjalikult selles mõttes, et ma ise arvan, et kui sa teed nagu mingi 1-2 kohta hästi, siis pigem on see parem kui see, et sa teed umbes 4-5 kohta nagu keskmiselt või nagu kehvasti. Et väga nagu tasub alati läbi mõelda. Praegu see Tallinn on tõesti meie jaoks teema, mida on Tallinnasse alati kutsutud igasuguste asjadega. Nii kui keegi pankrotti läheb, see majaomanik vaatab, mõtleb, mis on nagu mingi lahedad kohad, et kohe helistan sinna, et tulge tehke. Aga see ongi nii lihtne kõik, aga see, mis edasi saab, nagu, et kes seda peab, kes need inimesed on, see on nagu kõige olulisem. Aga jah, see Tallinna asi on praegu väga aktuaalne nagu lähi nagu tulevikus. Ja mingid muude ettevõtluste kohta. Ma nagu vahepeal olen ennast tabanud sellelt mõttelt, et kas on veel minu jaoks midagi muud pakkuda siin elul või ongi see igapäevane mingi restorani elu, aga ma olen nii-öelda väga avatud meelega. Ma siiralt loodan, et mul tulevikus on ka midagi muud, mingid ägedaid asju. Ma ei tea, tahaks kontserte korraldada näiteks. Mul on väga suur muusikahuviline, mul on tohutult pakub huvi igasuguste bändide ja mingisuguste asjade võõrustamine. Ma saan seda läbi 3 tilli natuke teha ja igasugust siuke ürituse korraldamine nagu algust lõpuni mul on alati väga paelunud see. Et see on nagu väga lahe asi. Ja ma olen nagu omajagu neid teinud, aga võib-olla see on üks asi, mis mul tõesti nagu kirg on. Siis saad varsti vaikselt jala ukse vahele pista ja... Ja, kes teab, jah. Kuule, aga Mikk, aitäh sulle, et olid nõus minuga rääkima. Teile vaatajatele, kui teile see podcast meeldis, siis kindlasti pane like, pane subscribe, külastage 3 tilli. Suvel saab Väikses Kuubas mojitosid. Aga praeguseks kõike head ja näeme järgmisel korral. Tšau! Purgis on kõik täpselt.